kõikides ainetes ei liigu laeng sama hästi läbi kui mõndades teistes. Ja selle kohta öeldakse, et erinevatel ainetel on erinev eritakistus. Eritakistus. See on lihtsalt see aine enda omadus, kui hästi sealt mingi vool läbi liigub. Ja see sõltub aine koostisest ja struktuurist. Näiteks vases on ju liigub laeng palju paremini kui pliis, aga samas pliis liigub laeng jällegi palju paremini kui paberis. Ja see sõltub erinevatest asjadest, see sõltub sellest, kui suur see mingisugune, ma pärast tegelikult näitan selle kohta ilusat simulatsiooni, aga see sisuliselt sõltub selle aine enda nagu omadustest. Ehk siis näiteks, kui meil on, ütleme, et meil on siin mingi vasetraat, siin on meil mingid aatomituumad, siin on need vabad laengukandjad, kes panevad siin hullult ringi, liiguvad mingis suunas, meil on vool, ja siis mõnikord nad põrkavad vastu neid põhimõtteliselt tuumasid või mingit struktuuri, mis siin on, ja siis seetõttu liiguvad halvemini. Vases juhtub seda suhteliselt vähe, kui meil on mingi teine aine, siis seal see struktuur võib olla erinev, mistõttu need vabad laengukandjad võib-olla põrkavad palju rohkem nende tuumade vastu. Ja see on see, millest see oleneb sisuliselt. Ja eritakistuse tähis on rho, kreeka rho. Ja see lihtsalt kirjeldabki seda, kui hästi vool ühest või teisest ainest läbi läheb. Aga see, kui hästi vool keha läbib sõltuvalt ka nagu teistest asjadest, näiteks kui pikk on keha või kui suure läbimõõduga on keha, seda näitab takistus. Takistus tähistatakse R-iga. Ja mingisugune takistus on olemas nagu kõigil kehadel, aga sisuliselt on võimalik viia seda nagu erinevatel viisidel praktiliselt nulli, et kui temperatuur on piisavalt madal, siis takistust praktiliselt ei olegi mingitel ainetel ja seda kasutatakse mingites teaduskatsetes ja meditsiinivahendites, aga tegelikult reaalsuses nagu seina sees juhtmel ikkagi on mingi takistus, isegi kui ta on suhteliselt hea elektrijuht. Ja see vool, mis nii-öelda, või need vabad laengukandjad, mis siis põrkavad vastu mingisuguseid neid erinevaid struktuure siin, mille see takisti nii-öelda kinni peab, see muundub soojuseks. Ja näiteks, kui sa mõtled veekeedu kannu peale, siis seal lihtsalt kasutataksegi takistit. Ma teen mingi hästi lihtsa mudeli siia, et ütleme, et meil on siin mingi takisti. Siit me paneme, vool läheb siit läbi, on ju, aga ta läheb siit suhteliselt halvasti läbi. Ja siis see näiteks läheb hästi kuumaks. Ütleme, et ta läheb hästi kuumaks, või ta lähebki tegelikult. Ja siis siin näiteks meil on vesi, siis see vesi läheb keema. Ja see on näiteks see, kuidas sul töötab veekeedukann või ka radiaator, elektriradiaator töötab niimoodi. Aga takisteid võidakse kasutada ka vooluringides, et vähendada pinget, ehk siis seda, kui kiiresti ka need elektronid või siis muud laengukandjad liiguvad vooluringist läbi, et näiteks tarvitid liiga suure pinge tõttu katki ei läheks. Kui meil on siin mingisugune vooluring, ütleme, et meil on siin mingi suht jõhker patarei, 120 volti, siis siin on selline asi nagu takisti. Takisti saame siia vahele panna. Ja kui me paneme siia rohkem takisteid vahele, paneme siia veel ühe takisti, siis paneme siia veel ühe takisti, siis need vabad laengukandjad liiguvad aeglasemalt või kui me teeme takistuse suuremaks näiteks. Takistid on ka erinevad. Näiteks see on mingi mega super 120 oomine takisti. Ehk siis takistuse mõõttühik on oom. Mõõttühik, oom. Ja takistust saab olla erinevaid, on ju, me võime kasutada ka mingi, rahatäht saab olla takisti ja nii edasi. Reaalsuses tegelikult on elektrikutele eraldi sellised asjad, mis ongi takistiteks mõeldud, mis ongi sellised eraldi seadmed. Kui me paneme siia mitu nagu kõva takistit juurde, siis me näeme, et need, ma praegu lihtsalt tõmbasin need takistid hästi kõvaks, on ju. Hästi tugevad takistid on need. Või neil on, tähendab õigem on öelda, neil on väga suur takistus. Siis me näeme, et need laengukandjad liiguvad palju aeglasemalt siin nüüd. Ja elektriskeemis, see on mingi ameeriklaste tähistus vist. Eestlased tähistavad elektriskeemis takistit tavaliselt niimoodi. Aga takistust on võimalik arvutada ka Ohmi seadusega. Ja Ohmi seadus on selline
noh, kui füüsikas öeldakse seadus, siis väga tihti see tähendab lihtsalt mingit nagu valemit. Ja see on I võrdub U jagada R-iga, ehk siis on ju R võrdub järelikult ka U jagada I-ga. Ehk siis see tähendab, see on nüüd voolutugevus, see on pinge ja see on takistus. Ehk siis takistus sõltub nagu pingest ja sõltub siis voolutugevusest. Ja siis on ka voolutugevuse siis arvutamiseks ka eritakistust arvesse võttev valem, mis on rho, tegelikult ma peaks seda nagu siin tegema, rho korrutada siis L, mis on juhi pikkus ja jagatud S-iga, ehk siis ristlõike pindala. Ja see oli eritakistus, on ju, seesama asi siin. Ja mida see tähendab? Et R on siin siis takistus, rho on eritakistus, L on juhi pikkus, S on juhi pindala. Ehk siis kui meil on nagu selline, hääle kinni, kui meil on selline hästi suur eritakistus, siis takistus läheb ka suureks. Eritakistus on see iseeneslik omadus, et siin on mingi väga palju neid, mingi jublakaid vahel, ehk siis kui laengukandjad proovivad siit läbi minna, nad lihtsalt ei saa enam põrkavad mingite asjade vastu, kuumeneb on ju ja nii edasi, takistus on hästi suur. Kui eritakistus on hästi madal, praegu tegin hästi väikseks eritakistuse, neid mingi jublakaid siin on hästi vähe, näiteks fases, siis takistus muutub ka hästi madalaks. Praegu panen mingi keskmise siia umbes. Nüüd, kui me võtame juhi pikkuse, siis mida pikem on juht, seda suuremaks läheb ka takistus. See on ju loogiline, sellepärast, et kui mingisugune laengukandja siin nüüd liigub, siis mida pikemat teed ta liigub, seda suurem on tõenäosus, et mingi hetk tuleb ikka koht, kus ta põrkab vastu mingisugusele kohale, mingile ebatäiuslikkusele, mis ta on inglise keeles imperfection, eesti keel tuleb väga hästi välja täna, on ju. Mingisugusele kohale, kus ta normaalselt ei saa läbi, kus ta nagu peab lendama natuke imelikus suunas, takistus seejärel suureneb, on ju, sellepärast, et osakesed saavad halvemini läbi. Aga kui me teeme pindala suuremaks seevastu, siis kui siit läheb läbi palju neid laengukandjaid, siis suurem tõenäosus on ikkagi see, et nad pääsevad vähemalt mingi suur kogus on ju neist pääseb läbi, isegi kui mõned põrkavad kuhugi vastu, siis ikkagi mida suurem on see ristlõike pindala, mida jämedam ühe sõnaga on see juht, siis seda väiksem on takistus. Näiteks kui ma teen selle pindala hästi väikseks, on ju, ütleme, nüüd see R läks nii suureks, siis kui suur laeng siit läbi läheb, siis on väga suur tõenäosus, et paljud neist laengukandjatest põrkavad vastu mingit kohta ja takistus sealt on suurem. Ehk siis kõige suurem on ju, takistus on siis, kui pindala on hästi suur, pikkus on hästi, see on hästi, või tähendab, pindala on hästi väike, ristlõike pindala on hästi väike, pikkus on väga suur, see on väga pikk mingisugune asi ja eritakistus on ka väga suur. Sellisel juhul on see takistus kõige suurem. Aga kui eritakistus on väga madal, see juht on väga lühike ja samal ajal ta on väga suure pindalaga, siis see takistus muutub väiksemaks. Ehk siis jah, eritakistus on selle aine iseeneslik omadus, takistus on siis see asi, mis sõltub teistest asjadest ka, et sellest juhi pikkusest ja nii. Aga proovime ühe ülesandega teha. Siin on arvutage voolutugevus elektrilambis, kui pinge valgustusvõrgus on 300 või 230 volti ja lambi hõõgniidi takistus on 440 ohmi. Ja siin me kasutame siis seda R võrdub U jagada I-ga valemit. Nii, kõigepealt, mis me teame seda? Me teame, et pinge U on 230 volti. Me teame, et takistus R on 440 ohmi. See on selline sümbol, on ohmi sümbol, see on oomega, suur oomega. Siis kreeka täht selline. Ja siis meil küsitakse, kui suur on voolutugevus. Voolutugevus on I. Ja me teame, et I võrdub U jagada R.
Kui sa ei oska avaldada seda, siis ma soovitan kasutada seda meetodit, et sa mõtled, et 2 võrdub 6 jagatud 3 või mingi muu sarnane lihtne tehe, on ju. Ja siis sa mõtled, on ju, et see R siin on nagu see 2, see I siin on nagu see 3, järelikult see U on nagu see 6, mida ma pean tegema, et kätte saada see I, on ju, ehk siis nagu see 3 siit, 3, see on ju 6 jagatud 2, nii, 6 jagatud 2, siis järelikult see I on järelikult U jagatud R-iga. Kui sa ei oska seda avaldada. See on kõige lihtsam viis, mida mina oskan. Või siis sa võid ka lihtsalt peas mõelda, kuidas seda saada. Nii, ja nüüd me peame arvutama siis I. Kuna siin kõik asjad on põhiühikud, siis me teisendama midagi ei pea. Kirjutame lihtsalt I võrdub, on ju U on 230 volti, jagatud siis R-iga, mis on 440 oomi. Ja siit me täpset vastust ei saa, on ju. See tuleb mingisugune, või kui me tahame täpset vastust, siis see on 23 on ju 44 amprit. Aga me võime ümardada ka. Siin ta tuleb mingi 0,52272, nii et teeme, et ta on 0,52 amprit. Ja siis see on kõige vastus. Siis vastusesse kirjutad, on ju ilusti, et voolutugevus elektrilambis on 0,52 amprit. See on see, kuidas seda valemit kasutada.